Aga meie saame hoopis ilusamal teemal kohe jätkata. Nimelt on selleks teemaks kõhutants. Tere hommikust, Sandra! Tere hommikust! No kohe me näeme kõhutantsu, pärast seda saame pikemalt rääkida, aga mida sa soovitaksid silmas pidada, mida jälgida, mis on oluline? Kõhutants on hästi liigendatud tants liikumise poolest, nii et kindlasti jälgida seda, kuidas tantsija tantsib erinevate kehaosadega erineval ajal. Teine asi, kõhutants on hästi väljendusrikas tants. Nii et jälgida seda, kuidas tantsija väljendab muusikat oma liigutustes. Ja kolmandaks, väljendusrikas mitte ainult, kuidas tantsija väljendab muusikat, aga ka seda, kuidas tantsija väljendab oma emotsioone. Nii et hea tantsija tunneb ära sellest, et ta annab edasi selle tunde, millest ta tantsib, et ta ise naudib seda ja see on usutav, nagu hea näitlejagi. Et hea näitleja suhtleb publikuga, mitte ei esine neile. No tundub, et tantsijal võib praegu olla üsna keeruline, et talle pandi nagu nii palju ülesandeid, et kõik need emotsioonid ja keha ja kõik tuleb välja panna. Kairi on Eesti üks paremaid kõhutantsijaid, tuleb see loomulikult välja, nii et see ei ole mingi küsimus. Kairi, ole hea, naudime sinu tantsu. No Kairi sai suurepäraselt hakkama küll, aitäh Kairile. Muide, ma mõtlesin sel hetkel, kui ta tantsis selle peale, et kas kõhutantsu ei tantsita või ei tohi tantsida kunagi lühikese selguga? Kõhutantsu võib tantsida ükskõik mis asi seljas, aga on kujunenud niimoodi, et kostüüm enamasti on pikk, sellepärast et muidu oleks kõhutants, mis on isegi selline küllaltki sensuaalne tants, oleks ta lihtsalt nagu liiga palju. Et piisab sellest tegelikult, kui naine paneb selga täiesti tavalise, ütleme, rüü või ürbi ja väikse sellise puusarätiku peale ja juba on selles midagi sellist mõnusat mahlast ja vaatamisväärset. Ma ei valetanud, kui ma ütlesin siin saate jooksul, et kõhutantsija ei pea sugugi olema selline piitspeenike või väga kõhn. Teil on festivalil isegi selline töötuba saa oma rasvaga sõbraks või midagi. Ja rõõmsa rasva tantsutuba on mõeldudki naistele, kes sooviksid oma kehaga paremasse kontakti saada ja tunda rõõmu oma keharasvast. Tihtipeale on niimoodi, et me oleme harjunud oma keha nagu eraldama ütleme, positiivsetest ja negatiivsetest külgedest ja me vaatame seda keharasva nagu midagi negatiivset, me tahame sellest vabaneda. Aga
kõhutantsu puhul on näiteks selline pehme keha pigem väljendusrikkusele kaasa aitav ja seetõttu on ka meie festivalil niisugune õpituba, mis aitabki kõikidel naistel, mitte ainult tantsijatel, saada paremasse kontakti sellega. Mis festival siis toimub? Toimub rahvusvaheline idamaise tantsufestival. See on suurim kõhutantsu üritus Eestis juba 12. korda sellel aastal. Palju Eestis võiks kokku olla kõhutantsijaid? Tuhandeid. Ja see on jätkuvalt populaarne ja kasvab ja see on uskumatu, sellepärast, et see ei ole ju selline, ütleme, et sellest ei räägita nii palju kui näiteks muudest harrastustest, rahvatantsust ja muust, aga naised on selle juba 90ndate lõpust peale omaks võtnud. Eestis on see väga populaarne ja siiamaani uusi inimesi tuleb järjest peale ja selle populaarsus ei vaibu. Väga tore. Sandra, aitäh ja ilusat festivali juba ette! Aitäh!